ma olen pikalt rääkinud seda, et see, kuidas me stressiga toime tulema, sõltub meie juba olemasolevast, taustal olevast stressitasemest. Ehk stressitundlikkus on otseses seoses sellega, kui palju taustal on stressi. Ehk siit tulebki põhjus, miks iseendaga tegevus ja iseenda vana pasa läbitöötamine on ülioluline, sest muidu see reaalajas siin ja praegu aktiveerub, kus ei ole üldse põhjus olla stressis. Toon näite. Me oleme praegu Gloriaga Tais ja oleme jalgrattatuuril. Ma alati igal pool, kus ma käin, võtan rattatuuri. Ja siis me sõitsime hästi, me võtsime niisugused nagu Bangkoki osad, mida tavaliselt inimesed ei näe. Ja sõitsime hästi kitsalt tänavalt, kus oli nagu, tõesti nagu väga vähe ruumi. Nii et nagu seal olid inimesed, kes sõid ühel pool ääres nagu seina vastas ja teisel pool, mis serveeriti, nagu olid see putkad, kus sai toitu osta. Ja kuna me nagu ratastega liikusime selle kitsalt vahelt, siis inimesed pidid tihti nagu oma tegevuse pooleli jätma, et me saaksime ratastega läbi. Ja siis kohe kujutasin ette, kuidas Eesti inimesed reageeriks selle peale, kui nad käivad ja peavad seisma jääma, sest keegi tuleb rattaga, tuleb siga. Ja siin automaatselt kõik täpselt samas olukorras, rattaga tulema, ta peab oma sammu pooleli jätma ja siis naeratavad ja lehvitavad. Sama olukord, täiesti erinev reaktsioon ja käitumine. Miks? Mitte sellepärast, et kellelgi on uskumus, et võõrastele inimestele tuleb mossitada, vaid täpselt see põhjus. Eesti inimesed tihti juba on nii stressis all ja siis see stress aktiveerub ja see aktiveeruv taustal olev stress, iga suvaline trigger, väike asi toob selle pahameele, miks sa segad. Ja siin, kui inimestel ei ole all stressi, kui ei ole taustal tunnet, et jube raske on, siis see on lihtsalt üks sündmus. Ja siis kuna baasseis inimesel on rahulik, sealhulgas eestlasel, kui baasseis hüüaks tagasi, siis rahu seest on hästi lihtne lihtsalt kõige loomulikum asi. Ole empaatiline, lahke, naeratada. Seega, lihtsalt huvitav asi mõelda on ju, mõtle täna sellele, et kuidas sa reageerid asjadele, kui sul tekitavad asjad, olukorrad, inimesed tunded, siis see ei ole asjad, olukorrad, inimesed, mis teevad selle tunde, vaid sul on taustal juba lahendamata tunded, mis oleviku sündmuste tulemusena aktiveeruvad.